Jatskar 25. Kaks 2009 oli eesti keelde tekkinud uus sõna masu ja see oligi masuaja Jatskar. Omapärane oli muidugi see, et mida suurem oli inimeste ebakindlus väliselu suhtes, seda võimsamaks muutus sellel hetkel tõmme seesmise suunas. Ja muusika oli üks niisuguseid asju, mis enda poole tõmbas. Jatskarale tuli rohkem inimesi kui korraldajad lootsid või kartsid ja see oli tore. Toredad olid ka muusikud. Souli-diva Angie Stone meelitas täis linnahalli. Legendlaulja Al Jarreau osutus meeldivaks meelelahutajaks. Paquito Rivero tõi Kuuba muusika hõngu, oli Brasiiliat ja Portugali kõndimise tähtede keskel ja öiseid Bachi meditatsioone. Mürtsus avangard ja kiiguti nostalgia lainel. Ja Jatskar tähistas sellel korral 20. sünnipäeva. Jatskar 2009. Toimumisaeg 18 kuni 26 aprill. 38 kontserti Tallinnas, lisaks 19 väljaspool Tallinna. Tallinnas toimuvad kontserdid 13 esinemispaigas. Esineb 38 koosseisu, 219 muusikut 16 riigist. Kuulajaid oli 15 000. Meil siis üks vahepealne aasta on, tuli välja. Lisaeksemplarid siia ära pandud. 2000, see peab olema 2009 või? Siin oli palju head, et... Ajaloolane Küllo Arjakas räägib Päevalehes oma Jatskari elamusest. Jatskar on selline võluvüritus, millel on traditsioon. Ja see võlu ja traditsioon annavad nüüdseks kokku tunnustatud kvaliteedimärgi. Sirp uurib Jatskari elevanti. Ka seekordsel festivalil leidus popilikke ja tantsulikke jooni, ent me ju teame küll, millised raskused tekivad elevandi kirjeldamisel osade kaupa. No ja siis see Angie Stone oli kõige suurem ikkagi linnahallis veel. Meie viimane kontsert linnahallis. Äripäev tuleb köögist kartulipotiga. Angie Stone'i jaoks polnud rahva käimasaamine mingi probleem. Staar tundis end linnahallis sama vabalt ning koduselt, nagu keedaks köögis kartuleid. Seda Angie Stone'i porilaval nagu sai nähtud, aga tal oli siis nii hea pilt, et inimesed, kes seda trammipeatuses nägid, mõtlesid, et see on kosmeetikareklaam. Aga nagu äratas siiski tähelepanu. See pilt oli nagu väga tähtis. Ja kontsert oli hoogne ja inimesed tulid ja seisid püsti ja tantsisid seal ja meie Taanokesel oli oma firma see helivalguse ja siis ta nagu pani ennast proovile seal linnahallis ja päris ilus see valguskujundus, lavakujundus oli seal tema poolt. Postimees sai Angie Stone'i kontserdilt energiat. Kui Angie Stone oleks eestlane, oleks ta ilmselt küsinud, istuma tulite siia vä, marss püsti. Ilma pikema sissejuhatuseta oli plahvatanud energiapomm, mis kogu suure kontserdisaali täitis. Eestlased ja külmad, vaevalt. Kontserdisaalis oli meil Al Jarreau. Et kuna ta on selline legend, siis oli nagu suur soov teda siia saada ja tuua.
selleks otsisime veel ekstra sponsori ja õnnestus ikkagi. Tänu sellele oli isegi miinusesse jäänud. Et tegelikult oli tore ja hoogne ja kõike puha, aga tegelikult ta ei olnud enam endine see jälle, et tal oli mingi kuuldeaparaat vist kõrvas. Ja. Taustalauljad laulsid sama palju kui ta ise selleks, ta natukene tegi nalja ja nii edasi. Eesti Päevaleht analüüsib Al Jarreau suhtlust publikuga. Al Jarreau suhtleb publikuga värskendavalt vahetult, tänades kõiki ausa muusika hoidmise eest ja rõhutades, et see pole mingi MTV ja siin ei ole vaja 30 roppu sõna minutis öelda. Koos õhtupimedusega lõid särama tuled nendes Jätskare kohtades, kus tümpsus noor peibutab piit. Siin on japsid. Sten Saluver siin on meile jaapanlasi soovitanud. Cromagnon oli seekord. Keegi ei teadnud neist japsidest veel midagi. Sri oli ka nagu nimi nagu klubimuusika vallas. Groovy, jazzy, funky, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips the MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, looking like a butterfly. Tänane esineja on virtuoosne laulja. Oma kodumaal on mees legendi staatuses. Kaunid meloodiad ja põnevad harmooniad. Seega mõnusad kontsertelamust teile ning tervitagem lavale Joao Bosco. Joao Bosco oli Brasiiliaks legend. Samas on siin kavas meil Portugali ja Brasiilia muusikat ja Kuuba oma, mis kõik erinevatel viisel minu arvates täiendavad seda Jätskare paletti ka muusikaga, mis otseselt džässi ei puutu, aga kvaliteetset meelelahutust esindavad kahtlemata. Paquito Rivera, kahtlemata USA Kuuba kvartetiga, on džässimees läbi ja lõhki ja seda afrokuubat on tema muusikas kõvasti. Teine lugu, sõnaga džäss ei anna nende järgnevate nimede puhul väga palju ümber käia, nagu Ana Moura, kes hoopis Fado lauljatar on Portugalist, või Joao Bosco, kes on Brasiilia populaarmuusika, nüüdseks võib öelda juba üks väärikamaid veterane. Kas mõlema kontserdi või ühe puhul neist, ma mäletan pärast kontserti, vaangutas Joosep Sang pead ja lihtsalt tõdes vaiksel ja viisakal häälel, et just nimelt tolleva džässiga pole siin nagu ühist küll midagi. Aga muusika oli hea. Mulle meeldis eriti Joao Bosco suhtumine, sest seal oli ka mõni, nii nagu Brasiilia populaarmuusika varamus on neid üle maailma kuulaks saanud laule erisuguseid, erineval moel menukaid, erineval määral tuntuid. Mõni tuttav asi minu kõrvajaks vähemalt juhtuks sinna kavasse. Ja see ei olnud paika ja raamidesse pandud esitus. Mitme pala puhul olid väga imelikud ja pikad introd, alguses instrumentaalsed, mis kuidagi lauluni juhatasid väga kaudseid teid pidi justkui. Minu jaoks oli huvitav. Ma ei tea, kas kõigile kuulajatele samamoodi meeldis. Minu meelest oli selle ansambli lavalises olekus mingisugune väga vahva lõtk nagu sees. Bom, quem está falando aqui é João Bosco. Eu sou do Brasil, nasci em Minas Gerais, moro no Rio de Janeiro e é com muito prazer que estou aqui no Festival Jazzcar. Jätskarele tuli Brasiiliast, Rio de Janeirost, nimi Joao Bosco. Ja kuulete veel tema portugali keele võluvat kõla, kui laulja räägib oma muusikast, kus on kõike, mis hea Brasiilia muusika juurde kuulub. Meloodiat, harmooniat, vaikust ja rütmi. A música que eu gosto de fazer é uma música que tem o espírito brasileiro. Ou seja, é uma música que tem o ritmo, que tem a melodia, que tem a harmonia, que tem o silêncio e que tem a palavra. Eu quero me separar, doutor. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Great play for us. Mas não sabes
Väga hea oli see maailmamuusika Namura Fado täiskontsert. Hello, I am Anamora. I am a fado singer from Portugal. Fado is our traditional music. The lyrics are mostly about the things we feel, about feelings, and about what's coming on in our souls. And that's what I do. Näpsuke, kuid võimsa häälega lauljatar tutvustas ennast Fado lauljana. Fado on tema sõnul laulud, mille tekstides peegelduvad tunded ja hinges toimuv. Vähemalt tema puhul olevat see nii, lisab Anamura. Peaaegu ühe hingetõmbega ja otse kui ühe pika lausena puristab Mura seejärel ette loengu Fadost. Ajaloo, traditsiooni, laadid, kohtlemisviisid. Näib, et ta väga tahab, et teised ka seda kõike teaksid. Solveig Slettahel ka väga hea ja kui ta oli Draamateatris, siis ta oli täis. One of these days I'll say that I'm sorry. One of these days I don't call it jazz, but it's jazz related. Songs, simple songs. Solveig Slettahel ei nimeta oma muusika džässiks. Aga ta ütleb, et mingi seos on siiski olemas. Tema eelistab öelda, et need on laulud. No lihtsalt laulud ja need on ka lihtsalt laulud. Ja polevat ta ka mingi eriline pianist, kui ta ennast lauldes klaveriga saadab. Ja see ka tegevat muusika nõksu lihtsamaks. It's simple. My wish is that it is simple but essential in a way. Solveig soovivad, et olles lihtsad, oleksid tema laulud samal ajal ka olemuslikud. Ta esitas sellel jätskaaral oma uusima plaadi laule ning kuna see plaat oli salvestatud tema kodus, siis olid ka laulud vastavad. Hubase väikese kohatundega. We'll see. You know, the album was made in my house, in my living room, so I can't project this as a very fancy project. It is very simple and it is very homey and I think the whole will have to adapt to me and not the other way. No ei saa ju niisugust lihtsat ideed nagu kodus laulmine esitleda suurajoonelise ning puhvitud projektina, räägib Solveig Slettahel oma jätskare laulude kavast. Ja ta narrab võluvalt, kui ütleb, et saalil ei jää ju muud üle, kui kohanduda tema järgi, mitte vastupidi. One of these days I will show you where my heart is. One of these days I'll tell you that I'm yours. Ladies and gentlemen, I am so happy to be finally in Tallinn. I wait for 30 years to come here. Paquito de Rivera ilmselt oli masu alanud ja pilet tundus ehk kallis ja seda ei saanud ka täis. Oli väga kallis artist Paquito de Rivera. Eks Kristjan Tandol on temaga teinud ja tema selle orkestriga. Ja tegelikult ta kindlasti oli hea, aga jah. Paquito de Rivera sündis ja kasvas üles Kuubal. Siis lehvisid seal punalipud ja valitses Castro. Aga talent paistis juba varakult silma ning esimese Grammy auhinna sai ta veel Kuubal elades 70-ndatel ansambli Irakere koosseisus.
Hiljem pages ta Ameerikasse, kus tema muusikukarjäär järsult ülesmäge kerkis. Jätsukuulsusega vesteldes sai nagu muu seas ja muu hulgas üle küsitud, et ega Paquito noore Kuuba muusikuna 60-ndatel kogemata Eestis esinema juhtunud. Ei, seda ei olnud, kinnitab ta, kuid Eestit tollel ajal ta teadis ja tõmme oli tugev. Kohe kuulete miks. I was in Riga once in 1968, I believe. Wow, a very long time ago. But I never happened to be in Tallinn, and I wanted to come here because of that historic concert of Keith Jarrett with Charles Lloyd, 67. Huh? We heard about that, through Willis Conover, the Voice of America. So we knew about it. 1968 mängis Paquito Rivera ühe ansambli koosseisus Riias ja tal olevat olnud siis kange tahtmine põigata ka Tallinnasse. Ikka selleks, et näha ajaloolist kohta, kus mängisid Charles Lloyd ja Keith Jarrett. Ta oli kuulnud sellest Willis Connoveri džässisaates Ameerika hääles. See mälestus ja tunne tõmbas teda veel praegugi Tallinnasse. Paquito Rivera hindab kõrgelt Charles Lloydi vaprust tollase sotsialistliku süsteemi sarjamisel. And what I love about Charles Lloyd is he was one of the few American musicians who really denounced the arbitrarities and the all these abuses of the Soviet the communist government. Teised lääne muusikud ei mõistnud hukka seda vägivalda, mida muusikute vastu saatsid korda Mao, Ceausescu, Lenin ja Stalin. Lloyd ütles välja, mida ta sellest arvab. Teised Ameerika muusikud hoidsid suu kinni ja eelistasid rääkida millestki muust. Kui rääkida muusikast, siis on Paquito Rivera õige mees, kellelt küsida, mis on see, mis teeb Kuuba muusika nii eriliseks, et see kogu maailmast laineid lööb. Tema vastus on üllatav. Well, it's a combination of the rhythm is very important in the African rooted music. So yeah, the rhythm is very important for us in Cuban music as well as in Brazilian music also. Kuuba muusika võludest rääkima hakates ütleb Paquito Rivera, et kõige täiuslikum rütmi, meloodia ja harmoonia kombinatsioon on hoopis Brasiilias. Nemad olla suisa fantastilised. Kuuba muusika tuum on Afrikast pärit rütmides, kuid brasiillased on paremad. Nemad on kõigist teistest paremad, arvab Paquito. Brazilian music is superior to any other type of style. The combination that established Brasiilased olevat tema arust otse kui teistmoodi peatükk. Neil on oma heliloojate kollektsioon ja millise fantastilise hulga kvaliteetset muusikat on nad loonud. See olevat üks tõeline aarete laivas. The amount of music of quality music that they have produced is such a fantastic it's a treasure. That's what it is. All right. Thank you. Thank you for coming to see us, and please don't wait another 30 years to call me back. Bye-bye. Ciao. Okay, so I'm a pianist, composer, pedagogue. These three jobs I do. And I come from classical music and rock and roll. Kuulsite naerusest tüsedat prantslast Andy Emlerit rääkimas oma muusikalisest taustast. Rock, klassika ja alles seejärel jazz. Tema kontsert Jätskarel sisaldas kõike kolme. Tema lähtekoht on energia. The energy of rock and roll, I would say, and jazz. The magic of groove of the jazz scene. And at the same time, the intellectual part of classical writing. Rocki intensiivsus, jazzi gruuvimaagia ja klassikalise muusika intellektuaalne osa. Kõik see liituvad improvisatsioonides ja kirjutatud materjalis, mida erilisel moel mängib Emleri 9-liikmeline megaorkester. It's a group sound like we see in pop music, but with 9 persons, which is quite rare. I'm very proud of this. Megaoktett jäi nagu üsna täitsa peaaegu tühjaks heade mängijatega. Andy Emler, megaoktett, jah.
ma ei oskagi öelda, mis sellest laval välja tuleb, aga fakt on see, et see saab olla väga põnev. Kui on laval muusikutel põnev, siis on ka ju tegelikult saalis inimestel põnev, et Raivo Tafenau räägib, aga küllap tundsite juba ära. Kuid nüüd on kuulajale pakkuda üks põnev vahepala. Ära arvata, millisest projektist või kontserdist Raivo Tafenau sedapuhku juttu veeretab. Vihjaks vaid nii palju, et on aasta 2009, intervjuu on tehtud Vene Kultuurikeskuses 3. korruse ühes kõmisevas vahekoridoris. Need asjad käivad käsi käes, aga vaieldamatult muusikud on väga energiast pakatavad ja väga head inimesed ja metsiku elukogemusega, et siin meie peame nüüd kuidagi need eestlased oma vaoshoitud mõnusa olekuga sinna kuidagi ennast vahele pikkima mõnusalt ära ja siis tuleb päris hea asi. Ei ole ikka veel ära arvanud. No, kuulame edasi. Proovis ja mängisime läbi loomulikult mingid teatud rütmilised, meloodilised, harmoonilised skeemid ja meloodiad ja nii edasi. Aga mis nüüd seal vahel hakkab tekkima, seda ma ei tea. Aga siin on vaieldamatult väga palju, väga kõva energiat on selles projektis ja ma arvan, et meie eestlased igatahes, ma arvan, et mingi loommees pääseb täna välja küll. Õigeid vastuseid kahjuks ei laekunud, kuid paraku ma unustasin öelda ka stuudiotelefoni. Mis projekt see siis oli, millest Raivo Tafenau nii põnevust kärgitaval moel rääkis? Ja siis, kuna oli 20, siis sai kokku pandud selline bänd, kus olid Tafenau, Soer, Ray Anderson, Will Calhoun ja ilmselt, kes siis bassi mängis. Idee oli hea, aga ikkagi vist jäi proovi aega väheks või ma ei tea, või oli see bänd oleks võinud särada rohkem, jah. Ma ei tea, millest siis puudu jäi. See oli siis Eesti-Ameerika. Umbes nagu 93. oli Jätskarel Eesti-Ameerika ühisbänd. Aga seekord oli grupi nimeks pandud Jazzcar Dream Band ja kaugete külalistena mängisid selles nii kõvad mehed nagu trombonist Ray Anderson ja 10 aastat varem ansambliga Jungle Funk Jätskar trumme põristanud Will Calhoun. It's great to have different personalities, everyone's different compositions and everyone's definition of improvisation and style and openness to sit down and play music together. This is the best language. This is the best way to communicate, I think, for human beings right now is through art. Vahva on, rääkis Will Calhoun, kui kokku saavad erinevad isiksused, nende erisugused kompositsioonid, improvisatsiooni definitsioonid, stiil ja avatus. Tore olevat nõnda maha istuda ja koos muusikat teha. See on parim keel. Will Calhoun räägib veel, et kunsti kaudu on inimeste parim viis suhtluseks. Helidega suhtlemine jätab egost suure osa eemale ja asemele tuleb rohkem ausust. Ilusat kevadist pühapäeva teile Jätskare poolt ja nende väärikate seinade vahel on Merilin Masur varemgi mänginud ja ma arvan, et soovime neile ilusat kontserti ja teile ka ja ilusat päeva. Palju kontserte on siin Jätskare veel ees. Aitäh! Well, my name is Merilin Masur and I grew up in Denmark. I'm born in New York, but I grew up in Denmark and I've been into music and movement all my life. Terve elu muusikas. Selline on New Yorkis sündinud taanlanna lugu. Enda sõnul loob Merilin Masur muusikas pilte. Ning üks paljudest gruppidest, kus ta mängib, oli varasemast tuttav ka Jätskare publikule. Nimelt oli Masur 2 korral Tallinnas mänginud Jan Karbareki ansambliga. Aga nüüd on ta keskendunud peamiselt enda projektidele, näiteks ka Celestial Circle, millega Masur mängis 2009. aasta Jätskarel.
I like music to be very expressive and dramatic with many colors. That's why I like to say I paint musical pictures, because it's not like in a specific style or something. It's not like jazz or... Lõppilimängija selgitas, et talle meeldivad muusikas dramaatilisus ja värvirohkus. Seepärast ta seda muusikas maailmseks nimetabki. See ei ole ei stiil ega jazz. See on pigem lugude jutustamine. Ja seepärast ongi Merilin Masuri muusika selgitamiseks maalimine kõige parem sõna. Üks, mis talle veel väga meeldib, on ECM-i ja Manfred Eicheri kõlamaailm. Selles on Masur ka ise olnud osaline. So I feel at home in his universe. And sometimes we also find that we have some of the same taste. So like the album I made some years ago, my solo album with Jan Kabak as a guest, we're very happy to work with Manfred. Merilin Masur läks keskmiselt. Talendid koju rubriigist esineja Maria Faust mängis jõulise, aktiivse ja eksalteeritud kontserdi. Kodumaised saksofonistid. Minu meelest on väikestviisi sümboolne. 2009. aastal kavas on kõrvuti Maria Fausti Lembit Saarsalu. Mitte ühes ansamblis, kumbki oma grupiga. Aeg on 2009. aprill, koht Jätskaar ja Kumu auditoorium. Aeg, kui olla pisut täpsem, siis paar minutit pärast Maria Fausti kontserde lõppu. Mööda treppi meie improviseeritud ülekandefoonikasse tormanud bändijuht hingeldab, kui ta jõuab mikrofoni juurde. See salvestus on tehtud päris mikrofoni kõrvalt, väikese salvestajaga. Kuidas kontsert õnnestus? Kas läks kõik plaanipäraselt nii, nagu sa tahtsid või läks natukene paremini? Kõige parem on siis, kui üldse midagi ei lähe plaanipäraselt ja kõik on üllatusi täis. Tavaliselt me ei plaani ühtegi kontserti. Meil on mõningad märgid ja selle järgi me lihtsalt orienteerume ja kuidas just tuju on. Nii et kõige parem on mitte plaanipärane kontsert. Ja täna oli plaanipärane? Absoluutselt mitte. Seal oli mul endalgi väga suuri üllatusi. Milles need üllatused seisnevad? Kas see on siis, kui ansambli liikmed saavad vabadusi improviseerida nende sinu kompositsiooni raamide sees või millal see huvitav hetk kontsertil toimub? No ongi, vaba improvisatsioon on lihtsalt niivõrd võluv stiil. Ilmselt on see ka ju kõige vanem muusikastiil üldse. Ilmselt enne kõnet tuli ikkagi ju häälitsused ja mingi kommunikatsioon. Ma arvan, et see on nagu siis vaba improvisatsiooni algus, vanem kui kõne. Ja seal on alati väga palju üllatusi, eriti veel, kui sul on 8 inimest. Ja kui sa ikka suudad veel üllatada 11 ja midagi meeldivalt ära rikkuda või midagi hoopis teistmoodi mängida, see on alati suurepärane. Kuidas sinul õnnestub selle 8-liikmelise ansambli eesotsas? Teised on kõik meesterahvad. Kuidas sul neid taltsutada õnnestub? Mul ei ole vaja neid ju taltsutada selles mõttes, et pilli tahavad ju kõik mängida. Ja tegelikult, kui päris ausa olla, nalja võib teha selle mehe ja naise ja et üks naine ja käsutab 7 meest, aga põhimõtteliselt ei ole seal tõesti mitte mingisugust vahet. Lihtsalt naisi muusikud on tohutult vähe ja mul ei olnud valikut. Mul ei oleks üldse selle vastu midagi, et naised ka mängiksid minu bändis. Mis pärast naisi Jätsus vähe on? Mina leian, et seal on nii mõnigi väga tõsine probleem, mida võiks tegelikult hakata parandama. Mina arvan, et naismuusikud on vähe stimuleeritud. Arvan, et on ebavõrdne ja ebaõiglane, et ei ole õppejõudusid nii palju kui mehi. See on see sama teema, mis igal pool. Aga siin ei ole nagu midagi uut maailmas, et naised ei olnud saanud validagi veel 100 aastat tagasi, nii et loodame, et läheb teistmoodi. Maria Faust sündis Saaremaal. Mingil ajal läks ta Taani džässi õppima ning praegu elab ja töötab ta Kopenhaagenis. Ja küsimus oli,
kas ta arvab ennast Eesti või Taani muusikuks? Muusik ei peagi olema mingi Eesti või Taani muusik, lihtsalt see on täiesti universaalne keel ju ja seda mõistab, kus ma käin Türgis seda mängimas või käin ma Java saartel, on ju ikkagi kõige lihtsam aru saada, on muusikaline keel. Elus ei ole väga palju antud valikut, kui sul on antud üks liin ja kui sa selle ära tunned, siis pärast seda pole mõtet nagu hoiata, et miks ma alustasin ja ma võiksin ka praegu hambaarstina hoopis pappi kokku ajada. Mul ei ole materiaalsed asjad olulised, aga ma olen ka aus, et ma tean, et mingid asjad minu elust jäävad ära ja see on ammu selge. Ma pole mõtet ju niisama trilla-trulla teha, ma ei arva, et ma võin trilla-trulla kuskil mujal teha. Ma arvan, et muusika on ikkagi mitte midagi taustaks, vaid muusika on kuulumiseks ja muusika on kunst. Ja muusikas on alati palju valu, rõõmu, kõik emotsioonid, mis vähegi võimalik. See ongi ju minu elu, see ongi minu aus nägu, kes ma olen. Seal ma ei saa, laval ei saa ma midagi varjata. Ja kui neile meeldib, kes kuulavad, siis oleme väga õnnelikud, aga vabalt võib olla, et ei meeldi ka. Suur tänu teile inimesed, suur tänu Jazzkaar, suur tänu Tanel. Veel üks Eesti ja piiritaguste muusikute ühisprojekti Jätskaarel oli Villu Veski algatatud ja Soome muusikute osalusel. Märksõnad olid 60-ndad ja nostalgia. Aga edasi selgitab Villu Veski. Kummalisel kombel tuleb välja, et me mängime suuremas eas 60-ndate aastate sellist bebop džassi ja tollal kirjutatud teemasid. Peamiseks inspiratsiooni allikaks oligi Cannonball Adderley kvintett ja see on selline tüüpiline džässkvintett tenorsaksofoni ja trompetiga, kontrabassi, klaveri ja trummidega. Võib-olla selline koosseis on džässis alati olnud kõige tüüpilisem džässi koosseis ja see on juurdunud kogu maailmas selliseks nagu kuvandiks, et kui kunstnikud joonistavad pilte või tehakse mingit varjuteatrit või mingisugust džässi reklaami džässiklubides, siis on alati sellise kvinteti kuju on nagu kuvatud. Ja naljaks on ka muidugi tõdeda, et mängime muusikat just sellest aastast, milles ma ise sündinud olen, ehk siis 1962 ja väga põnev on heita pilk sellesse maailma, siis kui džäss oli tõesti väga populaarne. Esineid oli küll, aga tuli mööda maad ja ilma kõndida. Vene kultuurikeskus, Estonia, teater No džässiklubi oli ja Rock Cafe Jaani kirikus oli Mustaneni džässkvartett. Seal isegi nagu mõtleks vist oli mingi 3/4 rahvastki, et ei olnud tullu. Et see Bach öös oli nagu hiline kontsert. Džässidoktor Tiit Lauk puistab ajakirjas Teater, muusika, kino Pipart. Aeg-ajalt on tundunud, et selle muusikapeo kontseptsioon kipub liiga laiali valguma ja side sõnaga džäss nõrgaks jääma. Nii on festivali lava olnud neegrite folklooriansambli, rock-ooperite hittide ja muugi päralt, mis on džässifestivali liiga kommertsmaiguliseks muutnud. Aasta 2009. Kuulsite 20. saadet sarjast Jätskaar 25.